Tere kõigile, tere tulemast Tiiutara kanalile. Käesolev video on, mida toob mai 2026 aasta, nii et vaatame, mis on maikuul meie jaoks varuks, mida sa pead teadma ja mis on sinu ellu tulemas. Tegemist on siis valikaart stiilis videoga, valida on siis 3 valiku vahel, valik number 1, 2 ja 3. Kui sa oled enda valiku teinud, siis saad avada siin selle video all kirjelduse ja seal on olemas ajamärgid, saad klikata sinna peale ja video hüppabki kohe automaatselt siis sinu valiku juurde, et sa ei pea ise kuskilt otsima. Iga valik saab endale siis terve posu tarokaarte, oraaklikaarte, samuti selle kuu olulised tähemärgid ja siis iga valiku lugemise lõpus võtame ka siit kausikesest siis maikuu olulised kuupäevad, et millal miski juhtub ja mis on sellised olulised ajapunktid siis maikuus. Ja enne veel, kui ma siis lugemise juurde lähen, ma tahan sulle öelda suur aitäh, et sa siin oled, et sa seda videot vaatad. Aitäh, kui sa oled ka hakanud Tiiutara YouTube'i kanalit jälgima, oled pannud videole like'i kommentaarides, andnud mulle märku, kui midagi on hästi täppi läinud või sobinud. Ja suur aitäh ka siis sulle ja ka kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Aga rohkem pikka juttu ei olegi, lähme maikuu energiate juurde ja alustame. Valik number 1, tere tulemast, kui sa valisid need imeilusad rohelised kivikesed. Tegelikult iga valik sai endale väga rohelised kivid see kuu. Ma kuidagi tundsin, et ma tahan, et see maikuu oleks sellist väga rohelist värvi, seega siin me oleme. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi. Sinu kaart on loomahingede kaardipakist, kaart number 51 ja see linnukene, siis, keda siin on kujutatud ja kelle hing siis esindab sinu maikuud. Tema sõnum on mängulisus, nii et ole mänguline, ütleb tema, et hästi selline lõbus maikuu tundub sulle tulevat. Järgmine siis suur tarokaart, millega me alustame, on karikate 9 õigetpidi minu hinnangul kaardipaki üks kõige paremaid kaarte, mis üldse saab välja tulla. Tema räägib siis unistuste täitumisest. Järgmine siis on meil kuu oraaklikaartidest Jumalanna nimega Hera. Hera on siis abielu, kodu, perekonna, laste, emade, naiste nagu siis kaitse, koduhoidja, väga ka nagu selline viljakusega seotud siis energia arhetüüp ja Jumalanna. Järgmine kaart meil räägib siis, jah, aeg on praegu õige uuteks positiivseteks ettevõtmisteks, väga põnev. Siis esimesest haldjate oraklikaardist pakist meil on haldjas nimega motivatsioon tulnud välja, nii et väga põnev, hästi selline roosa ja kuidagi õide puhkev kaart on see ka. Ja teine kaart on meil siis perekonna harmoonia teisest siis või et viimane oraklikaart teisest siis haldjate kaardipakist, perekonna harmoonia. Vaatame, mis taro meile räägib. Meil on sauade 4 õigetspidi, õnneratas tagurpidi, karikate kuningas tagurpidi, õiglus tagurpidi ja sauade 8 tagurpidi. Ja vot, siin on siis valik number 1, sinuga maikuu olulised tähemärgid. Need siis võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt midagi ees oodata. No ütleme niimoodi, üsna kirjud kaardid, väga õnnelik kuu on sul tulemas, ise lööd väga õide, sinu keha kuidagi, vaata, keha tunneb ennast hästi, me ise lööme ennast rohkem lille, me nagu puhkeme tohutult õide, eriti see motivatsiooni haldjas hakkab mulle silma, eriti see roosa nagu Hera kaart hakkab mulle silma, siin on väga lõbus tildrikene, kellega koos me saame siis, et kelle energias me saame siis maikuus väga palju käia näiteks väljas ja pidudel ja nagu tõesti tunda elust ka nagu väga palju siis rõõmu, et selline, ma tunnen, et sädistamist täis nagu kuu ja ka kodu, kinnisvara, kodu kolimine, lähisuhted, paarisuhted, hingesugulased, armastussuhted, perekond, need on nagu selle kuu nagu selline põhifookus, millest ma hästi nagu võib-olla hoiduks või et oleks väga tähelepanelik. Sul on õiglus tagurpidi. Õiglusega tagurpidi tuleb iga leping, millele me hakkame alla kirjutama, mõtle läbi, iga tehing, mis me hakkame tegema, ostma midagi, raha kuskile paigutama, kulutama, need ka ei pea olema ostus, see võib olla mingi järelmaksuleping või mingisugused diilid näiteks sõprade vahel, vaata, et ostame kelleltkilt ära või maksame mingi teenuse eest, näiteks mis iganes, keegi tuleb koju midagi parandama, ehitama, igasugused lepingud, tehingud, mingid rahalised tehingud, teineteise toetamised, aitamised, vaata õiglusega
õiglusega tagurpidi on midagi ligadi-logadi, kuskil on mingi konks. Sul tuleb läbi lugeda ja endale selgeks teha iga sõna, iga numbri, iga komakoht selles lepingus, et sealt ei tuleks mingisugust üllatust. Kui õiglus on tagurpidi, ütlen ausalt, üllatus on halb, mitte hea. Ja sellepärast tuleb olla suhteliselt nagu näpuga järge ajav, nii-öelda rahaasjades, tööasjades, kuhu me enda ressursid paigutame ja ka õigluse ta tulebki välja, et võib-olla punast hüüumärki näidata meile, mitte nagu hullult, ma ei taha kasutada sõnu nagu hoiatama, aga see on kerge nagu hoiatus, et ära viska suvaliselt raha nagu tuulde, mõtle läbi, võib-olla kui sa natukene nagu mõtled, küsid nõu, vaatad ja eriti hull on meil see, kui me hakkame nagu põrsast kotis kostma, et me ei tea üldse, kus ja kes ja mis ja siis pärast kuidagi teeme läbi mõtlematuid, kiirustavaid otsuseid ja me võime ka väga kahetseda, eks ole, et me üldse aega või et enda raha kuskile siis paigutasime. Aga õiglusega tagurpidi ka mingisugused, et kui meid ei kohelda näiteks tööl hästi või mingid halvad tingimused või et sa tahad näiteks tööd vahetada, aga see uus töökoht, kus hakkab minema, hakkab mingi imelik teema pihta või sul juba nagu selline kõhutunne kripeldab, midagi on halvasti või need tingimused tegelikult ei ole head. Näiteks, et sa tahad tööd vahetada, sa mõtled, aga see uus töökoht on ju tegelikult kodust suht kaugel, et äkki mulle ei meeldi, et ma pean nii kaugel käima. Vot see on juba see punane hüüumärk, see ongi õigluse tagurpidi, mis ütleb, kui sa juba tunned, et see tingimus, su juba kõhutunne ütleb, et äkki mulle ei meeldi see, siis tegelikult sulle ei meeldigi see. Sa hakkadki tegelikult lõpuks vihkama seda, et sa pead nii kaugele sõitma näiteks, eks ole. Et ära loo enda jaoks ka vaata selliseid ebamugavaid tingimusi, et nagu olles illusioonis, et äkki ikka hakkab meeldima, äkki ikka muutub paremaks või äkki elan üle või vaata, et need on nagu selline libe jää, kuhu nagu sattuda või õhuke jää nii-öelda, et õigusega tagurpidi tuleb vägagi nagu jälgida, hästi nagu küsida ka enda käest, et kuidas mind koheldakse, kas mul on siin hästi, kas need tingimused mulle sobivad, et kas ma üldse tahangi seda tehingut hetkel nagu teha või sinna minna, äkki mulle surutakse peale midagi kellegi poolt, on ju. Et õiglus tagurpidi esindab ka mõnikord selliseid omakasupüüdlikke inimesi meie elus, kes nagu endale võtavad nagu meie arvelt midagi või et aita mind ja tee mulle seda aga vastu nagu ei anna, et võib natukene nagu ligadi-logadi need koostööd ja tegemised ka olla. Ja meil tuleb, tegelikult me nagu jagame selle matsu nagu ära, eks ole, aga mõnikord me üritame nagu hästi heast südamest veel ikkagi nagu aidata või olla või teha, et jällegi tuleb olla ettevaatlik, tuleb osata ka rohkem nagu ei öelda või piire seada või et öelda kohe algusest peale, mis on sinu nagu tingimused. Aga teine asi, õiglus tagurpidi on karma, igatepidi tegelikult õiglus on väga suur karma klattimise kaart. Kui keegi on sinuga halvasti käitunud, palju õnne, ta saab oma negatiivse karma väga-väga vastikult ja valusalt endale tagasi. Ja õiglus tagurpidi, vaata, karma teab igat aadressi peast, karma saab meid igalt poolt kätte, et me peame ise olema ka väga ettevaatlikult, et me ise endale ei looks negatiivset nagu karmat, et me jääksime ise hästi heatahtlikuks, positiivseks, võib-olla ka neutraalseks, vaata, et kõik ei pea aitama, kõigil kogu aeg olemas olema, on ju, et me ei pea andma endast, et kuidagi asju korda teha, aga me võiks hoida sellist neutraalset nagu joont, et kui me suhtleme või et need nagu olukorrad, kus võib-olla meid ei kohelda hästi, on ju, et tea, et karma saab kõiki kätte ja õigus ongi nagu selline, mida külvad, seda lõikad, on ju, seega proovi külvata endale väga palju positiivsust ja nagu sellist rõõmu ja külva endale nagu häid asju selles nagu õigluse kaardis ja tea, et kõik hea, mis sa oled endast välja andnud, ka siis, kui seda kasutati julmalt ära, kõik hea, mis sa oled endast välja andnud, see tuleb ka sulle tagasi, see on karma on tegelikult neutraalne, karma ei pea olema halb ega hea asi, me saame lihtsalt tagasi selle, mis me välja andsime. Ise tead, kas andsid head või halba, on ju. Et ega õiglus vahet ei tee, kumb see on, et tema lihtsalt toob tagasi selle, mida me oleme juba endast välja nagu kiiranud. Ja sellepärast tulebki väga ka tähelepanelik olla, et millist elu me endale nagu loome. Et mõnikord õiglus on jah, kerge punane hüüumärk, väike hoiatus, et vaata, millised on su mõttemustrid. Ma vihkan seda, mulle ei
meeldi mu töö, jälle on ilm nii halb, vaata, et need on kõik see, mida me endast välja kiirgame. Ja õigus ütleb, et see tuleb meile tagasi. On ju, et see selline teadlikuks saamise kuu võib siin olla sul, on ju. Ja teine asi, kui on õnneratas tagurpidi ja sauade 8 tagurpidi, võib olla mingites teemades venimist. See ei ole sinu süü. Iga kord, kui hakkab pihta see, et keegi ei vasta, jälle ta ei helista, telefoni vastu ei võta, meili sulle vastu ei saadeta ja sul on tunne, et sa istud kuidagi nagu infosulus. Eriti sa sauade 8 tagurpidi, et tead, kui sa vaatad telefoni ja mõtled, miks ta ei helista, nii ta ei helista mitte kunagi. Ja kohe, kui sul on suva, tead, ma lähen tegelen enda asjadega, mul täiesti suva, kas ta helistab või ei. Vaat siis ta tulebki tagasi. Ja vaata, kohe, kui me ei ripu enam selle asja küljes, siis see tuleb, on ju. Aga sauade 8 ja õnneratas tagurpidi, nad mõlemad tegelikult sulle maikuuks räägivad sellist juttu, et igal asjal on oma õige aeg. Ja võib-olla aeg ei olegi kõige küpsem meil teatud asjade jaoks, oota nagu see õige ajahetk ära. Väga tugevalt on sinu maikuu kusjuures seotud augusti ja oktoobriga. Ja võib-olla ka need äritehingud, mis sa alustad, koostööd, mis sa alustad, võib-olla mingid asjad, mis venivad, on hoopis suve poole rohkem kuidagi edasi liikuvamad, eks ole, et päris nagu sellised huvitavad. Siin on augustikuu on väljas sauade 8 ja õnneratas õiglus võivad olla ka oktoober, et õigus on eriti tugev oktoobrikaart ka veel. Et jaa, ma oleks nagu äritehingutes raha kulutamises väga ettevaatlik. Ma ei investeeriks kuskile suvalistesse kohtadesse. Inimestega ma käituks heatahtlikult, neutraalselt, hoiaks pigem nagu sellist meeldivat distantsi. Igal inimesel ei ole vaja kogu aeg ka olemas olla vastata, ka sina võib-olla tahad olla natuke infosulus ja mitte kogu aeg olla nagu teistega või et teiste silme ees ja see on ka okei. Sest et sa pöörab fookuse tegelikult tagasi iseendale, see ongi nagu see koju tulek iseenda sisse, vaata, see on see sauade 4, see on nagu ülihea kaart tegelikult kaardipakkis, et vaatamata sellele, et meil need õiglused on siin lippadi-lappadi, siis need aja venimise kaardid on ka see õnneratas ja sauade 8 tagurpidi. Aga vaata, sauade 8 tagurpidi ma ütlen niimoodi, kui ei tule vastust, näiteks kandideerisid kuskile tööle, lubasid vastata mingi paari päeva jooksul, kuu aega hiljem ikka vastust ei ole. Sa oled juba alla andnud, sa oled juba tõenäoliselt leidnud uue parema töö endale vahepeal, on ju. Ja siis tuleb see vastus, et kuuled, et me ikka tahame nüüd sind. Aga selle ajaga sa oled juba leidnud endale parema variandi ja vaata, mõnikord need venimised ja mitte vastamised tekivadki selleks, et sa saaksid oma fookuse mujale viia. Ja see ongi selle sauade 8 tagurpidi point. Ja sauade 8 on kiire kaart. Ühel hetkel ta keerab ennast õiget pidi, siis sul tuleb teha 100 asju korraga. See on heas mõttes vaikus enne tormi. Seega puhka maikuus, leia hetki, kus sa saad rahu, ole kodus, vedele, viska jalad seinale, tunne elust rõõmu, nagu kuidagi selline õpi nagu maha rahunema, puhkama, leia nagu sellist õnne ja rõõmu pisikestest hetkedest ja asjadest. Kes tahab reisile minna sauade 8-ga, see on hea kaart reisimiseks, ta on põnev, ta on seiklushimuline, temaga igav ei hakka, selles suhtes mõnus, tagurpidis asendis, vaata, ja eriti õiglusega ka tagurpidi, vaata, et sul oleksid kõik need dokumendid korras, piletid, check-in'id tehtud, kõik, aja näpuga järge, eks ole, esiteks paberi vajaduskorda ja teine asi sauade 8 tagurpidi, kui muutuvad mingid lennuajad, mingid muud ajad, mingid sekelused tekivad, las olla, tead, las olla. Sellest ei ole midagi hullu, see ei ole nagu sinu süü ja võib-olla uus variant ongi parem. Eks ole, et mine vooluga rohkem nagu kaasa, eriti kui on sellist reisimise nagu teemad. Ja kuna meil on ka õnneratas tagurpidi, õnneratas ja õiglus kahekesi koos tagurpidi, see teeb mind veel enam ettevaatlikuks, et kuhu ma raha paigutan, kellega ma koostööd teen, hästi nagu sellised, et mõtleme läbi ja võib-olla ka ajaliselt, vaata, et sa hullult tahad maikuus juba, et kõik algab ja uus projekt ja nüüd ma nagu teen. Jah, ongi hea aeg alustada, vaata, siin on hea ajastatuse kaart nagu ka, on ju, et selline positiivne tulemus ja alustame uute asjadega, absoluutselt sul on ka motivatsioon on nagu laes ja tegelikult ongi asi edukas, aga ära kiirusta. Õnneratas tagurpidi, sauade 8 tagurpidi, rahulikult,
omas tempos, nagu selline, et me ei pea nagu 100 asja korraga nagu ära tegema, me ei pea mingi 1000 sammu ette mõtlema praegu, me ei pea seda kõike lahendama, ette mõtlema, valmis panema, et meil ongi selline hea kuu, kus pisikeste mõnusate tibusammudega ka nautides seda teekonda siis edasi nagu astuda. Nüüd, kui õnnerattaga tagurpidi tulevad minevikust inimesed tagasi, on need mingid eksid, kes roomavad kivi alt välja, on need mingi vana koolikaaslane, töökaaslane, tuttav või sõber, kes kuskilt roomab välja. Õnneratas tagurpidi tähendab samasse vanasse mõttetusse nõiaringi kinni jäämist. Milleks sa seda teed, on ju, miks nad mõnikord universum lihtsalt saadab nad meie ellu tagasi, et kontrollida, kas me ikka oleme sama rumalad, et me hakkame uuesti sama jama nagu õppima või et sama õppetundi nagu läbime, et õnneratas nagu murrab teatud nagu sellised karmalised mingid mustrid ja tsüklid, et 2 tugevat nagu karma murdmise kaarti, õiglus ja õnneratas on siin väljas, mis siis tähendab seda, et natukene universum võib meid proovile panna, pakub meile mingit mõttetut tehingut, siis sa pead läbi närima, et see on halb. Pakub meile mingi mõttetu eks või keegi tuleb tagasi meie ellu, sa pead läbi närima, et see on halb. Õnneratas tagurpidi jääb kinni ka sellistesse mustritesse. Ma luban, et ma hakkan trenni tegema 6 aega teen ja siis jälle kõik vajub ära ja jälle ma ei tee. Ma luban, et ma joon rohkem vett ja liigun rohkem ja nädal aega liigumegi rohkem ja siis jälle enam ei tee. Vaata, see on sul nagu selliste iseendaga sisse harjunud ja võib-olla väga pikaajalistest mustritest väljamurdmise kuu ja tervis on väga hea koht, kus alustada kusjuures, et jääda nende asjade juurde, kui me tahame paremini toituda, rohkem liikuda, võib-olla trenni teha, võtame endale eesmärgid, et me ei vajuks tagasi sinna vanasse mugavasse rütmi. Et ärme lähe tagasi minevikku, minevik võib kummitada meid õnnerattaga tagurpidi, vaid hakkama vaatama siis edasi tulevikku. Aga õnneratas ja õiglus tagurpidi, õnnemänge ma ei mängiks selles kuus, valik number 1, kahjuks teil on selline nagu sõnum. Ma ei hakkaks riskima rahadega või mingit lotosid siin mängima, et õnneratas tagurpidi tavaliselt ei ole hea märk. Ta räägib nagu ebaedust nagu selles suhtes, riski businessit ei ole mõtet teha ja õiglus tagurpidi on veel hullem, nagu et ta lisab nagu halvas mõttes õli veel nagu tulle juurde sellele õnnerattale tagurpidi, et ühtegi riski ma rahadega ei võtaks, on need mingid investeerimised, mingid ehku peale sõbrale raha andmised, igasugused sellised asjad, ma nagu pigem oleks hästi ontlik nagu oma nagu asjadega, varadega, rahaga ja ka ajaga kusjuures on ju, et väikene sõnum teile siis ka selles suhtes siia. Nüüd aga räägime armastusest. Armastus, pere ja kodu, väga hea, kõik õitseb selles kuus. Tuleme ka heade asjade juurde, on ju. Et selles suhtes, kui meil on juba see Hera kaart õiget pidi, et meil on siis kuu oraklikaartidest Hera, tema on siis selline peajumalanna, Zeusi naine, on ju, ja Hera siis esindab abielu, laste sünd, perekond, et ta ongi nagu abielu hoidja ja kaitsja, ta on ka naiste viljakuse hoidja ja kaitsja, tema üks neid sümboleid, nagu tal ongi siin käes, on see granaatõun, mis on väga naiselik ja viljakas nagu selline sümbol, viljakuse sümbol ja üks tema sümboleid on ka paabulind, et selline hästi värvikirev ja äge. Ja tema, vaata, kuna ta on hästi roosa kaart esiteks ja ta on naine, roosa värv meil üldse vahet ei ole, kas me oleme mees ja naine, aga roosa on hästi selline pehme ja naiselik värv ja roosa tähendab siis enesearmastust, enese tervendamist ja nagu endaga rahu tegemist, on see, et me oleme nagu halvustanud oma keha, piitsutanud ennast liiga takka, liiga ületöötanud ennast või olla ka negatiivselt ennast kohelnud selles õigluses tagurpidi või lasknud kellelegi ennast halvasti kohelda, on see mingi töökaaslane või ülemus või keegi sõber, siis Hera on nagu selline hästi tugev nagu eneseravi ja tervendamise kaart, tervis läheb ka paremaks ja tema tervendab ka siis paarisuhteid, täpselt tema all on karikate kuningas tagurpidi ja karikate kuningas on tavaliselt siis meessoost isik, on ju, ja karikad tähendavad armastust ja paarisuhteid, et ja meil ongi siin paarid juba nagu laua peal väljas ja nagu kuna naise kaart on õigetpidi ja mehe kaart tagurpidi, siis võim on nagu siin naiste käes ja tegelikult väga heas mõttes, et siin on ääretult palju empaatiat,
teineteise mõistmist, armastuse avaldamist, kes on suhtes ja kellel on olnud nagu sellised draamad või et igasugused sekeldused, võib-olla ka õiguse kaardis õnneratas tagurpidi rahadega, eks ole, mingid jamad olnud. Saate korda, saate selgeks räägitud, saate edasise plaani nagu paika, ärge riskige enam, vaid nüüd võtke väga rahulikult. Ja kui on olnud mingid tülid, draamad, tegelikult armastust on siin palju, karikate kuningas lihtsalt tal on, tema sees on tohutu armastus, aga tagurpidi see asendustud ta nagu surub seda alla või et ta ei oska seda väljendada sõnadega või et täiesti nagu välja öelda. Aga tegelikult suhted siis saavad nagu hästi nagu kuidagi lätitud ja korda. Ja nüüd on üks väga väike spetsiifiline sõnum. See ei kehti kõigile. Aga kes läbivad praegu lahutust, õiglus tagurpidi mõnikord on abielu lahutamine ka, eks ole, igasugune varade klattimine ja jagamine. See tähendab seda, et seisa enda rahade eest õiglusega tagurpidi, ära lase endale mingit kuidagi, kas sa tahad heast südamest kinkida, anda ära, kas sa tahad lihtsalt kuidagi kiiremini asjaga nagu saada lõpuni, aga ikkagi hoia enda vara ja ka seisa enda nagu eest, et see, mis on nagu sulle loodud ja sina peaks endale saama. Ära lase seda endalt nagu kuidagi ära võtta, eks ole, et see õiguse kaart tagurpidi võib olla ebaaus ka, et kui me nagu klattime varasid või jagame, eks ole, hästi selline ebaõiglane, ebaause tagurpidi, et see on üks väga väike spetsiifiline nagu sõnum. Et aga tulles tagasi armastuse juurde, üldiselt on energiat head, sest sauade 4 eriti õigetpidi ka veel loob tugevat harmooniat. Tema ongi hingesugulaste kaart. Ta on soe, ta on armas, armastav, toetav, empaatiline, sügav, hingeline, kõrge võnkega, hästi peegeldav, harmooniline. Ta toob meid tagasi nagu sellesse õnnelikku suhtesse, eks ole, kui meil on olnud ebastabiilsed ajad, siis vaikselt on siin nagu paranemist. Teine sõnum on laste sünd, kuna Hera on hästi selline ka sünnitajate ja naiste ja viljakuse nagu hoidja ja kaitsja. Ja meil on ka siis ühest haldjate kaardipakis siis perekonna harmoonia väljas, kus on selline ema haldjasid, siis tema seljal on ka laps, kas siis ka, et kui on olnud katkised ja rasked suhted, siis meil ongi emadepäev kusjuures selles kuus ka on ju, et kui on olnud keerukad suhted näiteks laste ja laste vanemate vahel, kas sinu enda vanemad, kas sinu enda lapsed või et siin on olnud nagu sellist keerukust, siis see kuu on hea potentsiaaliga kuu, kus nagu kuidagi vaikselt ja rahulikult korda saada. Aga tead, need vestlused, need ei pea olema kohe see, et me lähme selle asja tuumani ja hakkame kõige hullematest asjadest kohe klattima ja rääkima. Pigem ma näen siin lõbusust ja pinnapealsust. See taktika töötab paremini, sest meil on ka see mänguline tilder siin väljas ja sauade 4. Nad on rahulikud, nad on soojad, nad on kallistavad ja armsad ja nunnud ja soojad kaardid, aga kui me hakkame minema nagu kohe alguses või kohe nagu selliste väga sügavate, teravate teemadeni, siis on meil õiglus tagurpidi, mis on juba error, õnneratas tagurpidi, asjad lähevad hullemaks ja nii edasi, eks ole. Et võib-olla hoiame sellist natuke lõbusamat ja pinnapealset nagu siis joont, aga jah, rasedust, lapse sündi, perelisa saamist, seda on nendes kaartides, sest ka sauade 4, kusjuures neile, kes on suhtes, ennustab siis kihlust, abielu, perelisa, laste sündi. Sauade 4 on ka uue kodukaart. Kes tahab kolida, uut kodu, kinnisvara, kes on mõelnud selle peale, mõlgutanud mõtted ja tahaks kolida, väga-väga hea kaart on sauade 4. Ta ongi selline soe ja armas, et sa tunned oma kodu selle järgi ära, et ta on nii kuidagi nii sinu oma, nii õige, selline soe ja mõnus ja rahulik, hästi pehme nagu tunne alati selles sauade 4 siis aine tekib. Ja et kes kolida ei taha, sauade 4, see on hea kuu, kus korrastada oma kodu. Kõik asjad, mis on katkised, teha korda, mis on ripakil, see ära, kõik vana kola kuidagi kapinurgast välja saada, puhastada, koristada, värviseinad ära, pane endale uus aed kuskil maja ümber, et hästi nagu selline kodu hoidmise nagu siis sõnum ka teile, valik number 1. Ja kes on vallalised, sauade 4 me kohtame enda hingesugulasi, et sauade 4 siis tähendab hästi sarnast, võrdset inimest sinuga, väga peegeldavat, et kellele sa nagu vaatad otsa ja sa näed seal hästi palju nagu iseennast, või et teil on väga sarnased mingid sarnased mõtted, sarnane huumor, sarnased hobid, võib-olla sarnased elusaatused olnud ja sauade 4 tähendab, et me oleme ka eelmistes eludes siis olnud koos ja sa vallalised, teil on
suur potentsiaal kohata kedagi, kellega te oletegi tõesti elu lõpuni koos ja kaua aega nagu koos, et karikate kuningas, tema ei tule nagu tilu lilutama meie ellu, ta ei tule nagu proovime midagi, et tavaliselt kuninga energia on nagu selline, et ma tahan ainult sind, ma olen selle asja mõelnud läbi, sarved on tal maha joostud, ta ei ole enam selline külm, kuum ja tahan, ei taha, et ta nagu teab, mis ta tahab sind ja elu lõpuni, eks ole, et karikate kuningas on veel nagu kõige emotsionaalsem nagu nendest, ta on südamlik, ta on hingeline, armas, loominguline võib-olla, eks ole, et ja siin on nagu, et kuna see Hera kaart on ka meil ilusasti väljas, siis et see naispool on ka hästi nagu hoitud ja armastatud selles on ju suhtes ja kes tahab lapsi saada ka siis vallalised enda uues suhtes, siis meil on ka see perekonna harmoonia kaart siin, eks ole, ka teie jaoks väljas. Ja siis sa leiad ka palju motivatsiooni, meil on siin motivatsioonihaldes ka. Kevade lähenedes ärgitavad lillehaldjad sind tegutsema. Kui on midagi, millest oled seni ainult mõelnud, siis nüüd ütlevad haldjad, et aeg on tegutseda. Ja see läheb ülihästi kokku selle kõrval oleva kaardiga, mis ütleb jah, aeg on hetkel õige. Selleks uueks ettevõtmiseks positiivne tulemus tuleb siis, kui sa hoiad endas positiivset ootust ja nagu võnget. Ehk siis mõlemad need kaardid räägivad nagu uutest ettevõtmistest ja vaata, kui nagu kuidagi selline roosa ja õide puhkemise motivatsioon nagu haldes ka on, et sa ise lööd nagu õide, et kui sa tahad ka välimusega tegeleda nagu uued juuksed, uus soeng, värvida juuksed ära, uued riided, hästi nagu kuidagi võib-olla trenni või spordi eesmärgid endale võtta, väga-väga hea kuu on ka selleks, et motivatsioon on sul hetkel nagu laes, uued ettevõtmised tulevad ja rõhk on sõnal nagu uuel, sest vaata need, kui tulevad minevikust õnnerattaga tagurpidi tagasi ja ka võib-olla osad inimesed üritavad proovida enda õnnes ka selles õigluses tagurpidi, et saada sinu käest midagi või saada sinu arvelt midagi, et ikkagi kui me alustame uusi nagu ettevõtmisi, mõtle hästi läbi, kellega sa teed ja et mis see sulle annab ja et kas see on ikkagi nagu võrdne, et aga need on selles suhtes positiivne märk, et siin on nagu sellist uut energiat ka, uut roosat, mõnusat, lillelist, säravat, värvilist uut energiat sinu ellu siis tulemas. Ja no muidugi meil on ka karikat 9. Karikat 9 õigetpidi on soovide ja unistuste täitumine. See on manifesteerimisteekonna viimane samm, soovi saamine, unistuste kodu, unistuste suhe, unistuste töö, palju raha, unistuste reis võib-olla, et see, mida sina väga igatsed enda ellu nagu saada või näiteks, et kui sa oled teinud endale vision board'i, kus sul on võib-olla need pildid või kirjas, et mis sa hästi tahad, siis ma näen enda ees nagu sellist tahvlit, kus ongi need soovid ja siis sa saadki ühe sealt kuidagi nagu maha tõmmata, et see nüüd saigi nagu tehtud või et saingi selle nagu kätte, et päris huvitav selline soovi ja unistuse täitumise kaart ja karikat 9 palubki meil unistada väga-väga suurelt, et ära hoia ennast tagasi, ära hakka üle mõtlema üldse, ära sea endale üldse piire, unistused täidu, imed juhtuvad, karikat 9 nagu reaalselt juhtuvadki imed ja nagu kõike saab muuta, kõik, mis meile ei meeldi või meid häirib või et mis on olnud ligadi-logadi meie elus, absoluutselt karikat 9 me saame nagu korda teha, et hästi selline rõõmu joovastuses nagu kaart ja nagu rõõmust rääkides ka sinu esimene kaart, see Tilder, tema räägib siis mängulisusest, tema siin nende kuidagi tiigis nende vesirooside keskis plätserdab ja mängib, et see räägib mulle ka nagu pidutsemisest ja tantsimisest ja lulli löömisest ja trillalla-trallalla ja igasugused peod ja üritused ja peokutsed ja mina võtaks hästi nagu vastu kõik festivalid ja peod ma nagu käiks läbi, sest selle kaardi juures on meil kohe sauade 4, mis räägib nagu õigete inimestega kohtumisest. Sauade 4 ongi õigel ajal õiges kohas ja tea, et sa maikuus sa oled õigel teel, sauade 4 alati ütleb seda, sa teed õiget asja, sa mõtled õiges suunas, sa oled õigel teel, isegi kui sulle võib tunduda, et ei ole nii, sest õnneratas tagurpidi, õiglus tagurpidi, nad on natuke rasked kaardid, milles meil hakkab nagu tunduma, et äkki ma tegin kõik valesti ja nüüd oli suur viga ja vaat me hakkame niimoodi nagu üle mõtlema, rahune kohe maha, tegelikult on kõik hästi, mine lihtsalt vooluga kaasa, vaata, mis suunas universum sind viia tahab, on ju, ole hästi paindlik, ära mõtle üle. Tunne elust rõõmu, tunne elu pisiasjadest rõõmu, küll kõik läheneb ja sa lähed ilusasti vooluga õigesse kohta, et sa oledki õigel ajal õiges kohas ja sa kohtud ka õigete inimestega.
Vot niimoodi, valik number 1, võtame ka siis sinu selle kuu maikuu olulised tähemärgid. Siin laua peal on sul väljas karikate kuningas, tema on siis meessoost kõik veemärgid, vähk, skorpion, kalad, õiglus on kaalude tähemärgi esindaja. Ja lisaks on sul välja tulnud siis kaksikud, ma mõtlen ja sõnn, ma oman, kusjuures sõnnide kuu ongi maikuu ja valik number 1, võtame ka siis sulle siis maikuu olulised kuupäevad, millal miski juhtub või sinu ellu tuleb, mis on need olulised maikuu siis ajapunktid ja seni, kuni ma neid siin avan, siis ma räägin sulle ka sellest, et maikuus olen mina siis osalemas esinemas ühel väga ägedal elamuste õhtul. See toimub 14. siis mail Tallinnas Read raamatupoes. Kui sa tahad rohkem infot sellele kohta, et siis sa saad minu sotsmeediakontodelt, et siis Instagramist või Facebookist leid rohkem selle kohta, et kui sa oled ammu mõelnud, et sa tahaksid minuga kohtuda. Ja tiiutarot.ee kodulehel on ka Mida toob suvi lugemine juba üleval. Mida toob suvi, juuni, juuli, august, selline lugemine on siis täitsa leitav tiiutarot.ee. Aga valik number 1, sinu siis maikuu olulised kuupäevad on 1. mai, 4. mai, 8. mai, 10. mai, 16. mai, 20. mai, 23. mai, 24. mai ja 30. mai. Vot niimoodi valik number 1, see siis oli sinu maikuu. Ma loodan, et see tuleb hästi imeline, vinge, tore, ülivahva ja äge maikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 2, tere tulemast, kui sa valisid need ilusad rohelised kiviksed, sul on selline roheline kivikene punaste roosakate täppidega, siis selline läbipaistev rohekas kollane kivikene ja siis selline sinakas roheline kivikene, see on Chrysocolla, see on ainuke kivi, mille nime ma mäletan. Siis vaatame, mis maikuu sulle toob, valik number 2. Ja võib-olla valisid ka sa kaardi järgi, sinu kaart on loomahingede kaardipakist number 23, see on siis kotka hing, seda kaarti pole ammu kellegile välja tulnud, nii et väga äge. Ja selle kaardi sõnum on see, et universum kaitseb sinu tagalat, kaitseb sinu seljatagust. Et sa oled hoitud ja kaitstud, sul ei saa midagi halvasti minna ja ma isegi näen, et nad kuidagi õrnalt, aga kindlalt üritavad sind lükata veelgi edasi. Ja kotkas, ega see ei ole mingi lihtne lind, tema on ikkagi mitte loomade, vaid lindude nagu selline kuningas, eks ole, tal on isegi kroon peas, et päris äge. Siis esimene tarokaart meil on karikate äss, õiget pidi armastus. Kuu oraaklikaartidest on meil siis kahanev kuu, see on kaart number 6. Selle kaardi nimi on mõjutus. Järgmine kaart on meil kannatlikkuse esindaja ja see kaart räägib ka õppimisest, õpingutest, koolitustest ja kursustest. Siis meil tuleb esimene haldjate kaardipakk ja tema sõnum on tähevaatlus ja selline tähed ja kosmos on esindatud, siis suur täiskuuga on esindatud siis selles haldjate kaardis ja järgmisest haldjate kaardipakist tuleb meil kaart, mis räägib ole aus iseenda vastu. Ja ilus selline kiil, kelle jaoks kiil on ka siis sümbol, siis siin on väga-väga ägedalt ka tema nagu välja joonistatud. Täiskuusid selles tähevaatluses ma mainin ära, et täiskuid peaks olema maikuus 2 tükki, täpselt kuu alguses ja täpselt kuu lõpus. Et nad mõlemad satuvad siis maikuusse, et enne kuu algus ja ongi 1. mai, ongi nagu esimene täiskuu on ja siis järgmine ongi täpselt minu meelest kas siis 31. mai äkki või kuskilt sealt täitsa kuu lõpus, et need ajapunktid võivad olla hästi olulised, kuna see suur täiskuu hakkab mulle hästi siin ka silma. Ja valik number 2, sinu siis taro sõnumid. Müntide rüütel õiget pidi, müntide 8 õiget pidi, karikate äss õiget pidi, sauade 9 õiget pidi ja sauade 3 õiget pidi. Pole paha. Ja siin on siis valik number 2, sinu selle kuu maikuu olulised tähemärgid. Need võtame välja lugemise lõpus, et sul oleks ka põnevalt siis midagi ees oodata. Aga üldiselt, mis sul siin toimub? Tead, sul on nagu kõik väga hästi. Sul on rahaasjad toredad, sul on armastused, sul on 2 korral karikate äss väljas, üliilusad armastuse kaardid, sauade 3, see on seiklused, elevus, põnevus,
väga kirju, väga tore, väga lahe kuu. Mul on tunne, et kuu lõpus sa vaatad tagasi ja mõtled, kus sai ikka elatud, on ju, selles Sauade kolmes. Ja tead, elu on ilus. Tead, ma ütlen sulle niimoodi, kui sa oled valik number 2 elanud üle väga keerulise kevade või talve või sügise või isegi mitu kuud või mitu aastat on olnud selline pingeperiood. Sest tead, maikuu on selline kuu, ära muretse ühegi asja pärast, et võtta rahulikult, käi väljas, tunne elust rõõmu, et need ei ole, ma ei kirjeldaks neid kaarte kui lihtsad, nad on pigem sellised täis rõõmu ja rahu ja ka tõesti maha rahunemist ja see ei ole isegi mingisugune balansi leidmine või hullult sa pead sundima ennast puhkama. Need on ikkagi aktiivsed, toredad kaardid, lõbusad kaardid, igale poole sa jõuad, asju sa teed, aga ära enam ei väsi. Ainukene error on see Sauade 9, aga see on väike kaart, sellest ei ole mitte midagi. Et räägimegi selle ära, eks ole, Sauade 9 õigetpidi. Sauade 9 inimestele meeldib enda elu elada palju keerulisemaks, kui see tegelikult olla võiks. Piltlikult sa võtad kaika, paned ise endale kodarasse ja siis ütled, miks mu elu nüüd niimoodi läks, eks ole. Ja tead, Sauade 9 on nagu, me topime enda elu täis igasuguseid tegevusi ja mõttetuid asju, et meie päevaplaan ja oravaratas oleks hästi pingeline, hästi täis. Ja vaata, selles kuus sa õpidki seda, aga miks ma seda teen? Kõik need kaikad ja kõik need kodarad, nagu miks ma kogu aeg iga päev teen seda. Ja siis sa hakkadki nagu natukene nagu ümber hindama, ümber mõtestama nagu enda jaoks selles Sauade 9, mis on oluline ja mis mitte. Sest vaata, midagi sul valesti ei lähe selles kuus. Ära ei kao. Rahakaardid ülihead tugevad, armastuse kaardid ülihead tugevad, seiklused, reisid, sport, hobid, trennid, elevus, põnevus, ülihea tugev, eks ole. Spirituaalsus sellest, tähevaatlusest, sa oled väga tundlik, isegi õpingute kaart on sul väga hea. Sul ei ole ühtegi halba asja siin. Sul ei saa minna katki, sul ei saa minna allapoole, sul ei saa minna valesti, sul ei saa midagi ära võtta ja ära kaduda. Isegi see kotkas ju tuli sul välja, ütles, et nagu universum hoiab su tagal, et sul ei saa halvasti minna. Ja siis Sauade 9, ma ei tea, elu on ikka nii raske ja ma ikka nagu võtan veel 100 asja endale peale ja siis ma ikka ei tea, kuidas ma ikka kõik nüüd jõuan ära teha ja et me ise nagu kuidagi nagu me oleme nii harjunud võib-olla, et elu on raske või et me oleme nii harjunud, et kogu aeg peab kõike muretsema ja tegema. Ja selle kuu vältel sa väga rahulikult ole hästi kannatlik endaga, me ei pea ennast nüüd halvustama ka nagu sellepärast. Ka näiteks mina ise oskan ka endale 100 asja peale võtta ja siis mõelda, miks ma seda tegin. Aga Sauade 9, tead, las olla, panen kõrvale, ma ei tee seda enam, mul ei ole vaja seda enam. Võta rahulikult, küll kunagi teen, vaata, ja tead, taros on nagu väga huvitaval kombel, on sellised kaarte, kus ma ütleksin, et tead, nüüd on aeg, võtta kätte ja tee ära ja ikka ole tubli ja pinguta, aga Sauade 9, ei ole vaja nii palju ja igat asja ei olegi vaja teha ja vaata, siis me selles kaardis õpimegi sorteerima. Teine asi, Sauade 9, tal on ülitugev selgroog. Ükskõik, mis elu sulle ette ka ei veeretaks ja sa oledki käinud läbi tule ja vee ja sa oled pidanud elus toime tulema selliste olukordadega, kus teised inimesed oleks ammu nutma hakanud ja murdunud ja nagu nad oleksid täielikult erroris omadega, aga sina said hakkama, sa panid edasi, see on nagu hästi tugeva selgroo kaart on Sauade 9, et kui keegi hakkab meile midagi ütlema, peale suruma, nagu kuidagi sundima meid või halvustama meid või igasuguseid frukte on elus nagu olemas, on ju, siis Sauade 9, sa oskad väga hästi vastu panna, sa oskad enda eest seista, sa jääd endale kindlaks, sinu selg on sirge, sa oled väga sihikindel, müntide 8, Sauade 9, need on väga sihikindlad, kangekaelsed kaardid, eks ole, ja sinu üks trumpe ja edu võtmeid tegelikult, mitte ainult maikuus, vaid üldse elus, ongi see kangekaelne sihikindlus. Kui kõik naeravad, vinguvad, hädaldavad sinu ümber või üritavad sulle öelda, et ära ikka tee ja miks sa sellist asju üldse teed, siis sina paned ikka edasi. Aga tea, et sa ei pea enam tegema seda nii pingeliselt. Sa võid nüüd teha seda hästi lõbusalt. See võiks olla sinu jaoks ääretult lõbus ja äge kuu. Ja proovi enda elu mitte nii raskeks elada. Ma tean, et seda on kerge öelda.
aga sul on lõbus, sul on tõesti hästi nagu lõbusad kaardid. Ja noh, sauad 9 tähendab seda, et kui sa oled tundnud, et sa vireled palju, et sa nagu teed palju tööd ja rassid palju ja sul on mingid suured projektid, eesmärgid täitumas, võib-olla on see ka kooli lõpp, sest tead, sul on see õpingute kaart, eks ole, siin väljas, mis ongi nagu koolitused, kursused, õppimine, ka nagu õpilane olemine. müntide 8 on väga tugev õppimise, tuupimise lausa nagu kaart, eks ole, ta on akadeemiline, ta on tugev, ta on kangekaelne, ta õpib palju, eks ole, areneb. Et kui sul on näiteks ka nüüd kevadel, noh, mai ongi selline põhikuu ka, et kus me teeme eksameid või lõpetame kooli, siis tea, sauad 9 see on natukene keerukas periood sinu jaoks, sauad 9 on nagu selline kaua võib, eks ole, kõrini juba, aga sa saad väga hästi hakkama. Sauad 9 on selline tunneli lõpus on valgus. See on juba paistmas, natukene veel ja siis see on tehtud ja sa saad sellega väga hästi hakkama, sul on tugev selgroog, sa saad hakkama. Nüüd sauad 9 miinus on see, et noh, et kui me rääkisime tema tugevusest selles võtmes, et tal on tugev selgroog ja alla ta kunagi ei anna, et tema miinus on see, et ta ei taha loobuda nagu mõttetutest suhetest ka. Vaata, on mingi sõber või mingi keegi koolikaaslane, võib-olla töökaaslane, kes nagu tõesti kasutab ära või kogu aeg on vaja temaga tegeleda. Vaata, et me võtame sauad 9 ka mingit lisakohustusi pidevalt enda peale ja me ei oska nagu aru saada õigel hetkel, et millal on aeg nagu selliste inimeste juurest nagu minema jalutada, et sauad 9 me oleme harjunud, et punnitan veel, on ju, panen asja toimima, surun läbi, on ju, et aga tead, mõnikord on, eriti mis puudutab nagu selliseid suhteid, kus me peaks analüüsima, et võib-olla see ei annagi enam mulle midagi, võib-olla mingi tutvus või sõber või keegi, et sauad 9 ei ole mõtet võib-olla nii palju enam sellesse nagu valata või peame natukene nagu ümber siis hindama selle, et kui sina oled ainuke, kes kogu aeg nagu üritab seda suhet või et sõprust nagu kuidagi edasi viia, siis võib-olla teine inimene nagu laisaks muutunud, siis võib-olla ei ole nagu kõige rohkem või noh, siis see suhe ei ole enam ka tegelikult balansis ja sauad 9 tähendab nagu koormust sulle. Nüüd räägime ka sinu rahast. Müntide rüütel, müntide 8, sauade 3, need on karjääri ja rahakaardid. Sauade 3 on ka muid tähendusi, aga müntide rüütel rahulik, tervis hea, mõnusas tempos, töntsadi, omaette nohisedes, vaikselt oma tööd teeb. Ta ei ole laisk, ta on aeglane kaart, ta on rahulik kaart, kannatlik kaart, aga oi kui kangekaelne kaart. Müntide 8 samamoodi. Müntide 8 tähendab topeltpalka, topeltraha, lisasissetulekut, väga hea nagu stabiilne kaart, turvalisuse kaart, kel on olnud mingid rahateemad, rahahirmud. Müntide rüütel teeb väga häid otsuseid rahaliselt, aga müntide rüütlis tark ei torma. Tasa sõuad, kaugele jõuad. 9 korda mõõdad, 1 korra lõikad ja kõik muud sellised vanasõnad võid panna kommentaaridesse siia, kui sul veel mõni sarnane vanasõna meelde tuleb. Aga müntide rüütel, tead, ta on rahaliselt, on ta kõige edukam kõikidest rüütlitest. Tempo mõtles on ta kõige aeglasem. Tema on selline, et algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama kaarti. See ongi natuke selline kuu, vaata, et aga müntide rüütel, kes on ennast katki töödanud, üle töödanud, läbi põlendanud ennast ja tervis on halvaks läinud, siis see on maikuu on sinu tervenemise kuu. Nüüd sa ei tee nii palju tööd, sa võtad rahulikumalt, müntide rüütel leiab selle mõnusa tempo uuesti nagu ülesse. Ta midagi ikkagi teeb, paigal ta ei mune, aga ta teeb rahulikult ja ta ei lase ennast nagu kuidagi tagant suruda ja ta ei taha enam sellest närvilisest energiast, mis meid nagu ühiskonnas võib ka nagu valitseda, ta ei taha sellest enam nagu osa võtta, ja sa rahuned maha, et see on nagu siuke rahu ja mõnus nagu tunne. Rahaliselt on ta turvaline, hästi nagu selline turvatunde nagu esindaja. Et kõik on hästi, elu läheb stabiilseks, kui müntide rüütel ennast nagu ilmutab ja võid isegi saada mingisuguse lisaprojekti või sissetuleku allika, sest müntide rüütel on ikkagi münt ju käes, kellegile seda siin ta pakutakse või sulle nagu kätte see antakse, et võid isegi hea nagu sellise kuldse lisamündi siit saada ja müntide 8 ka tähendab ju topeltpalka või rohkem raha, eks ole, et tööd on nagu palju. Sauad 9 on oht, et sa hakkad jälle üle tegema, seega proovi jälgida hästi enda balanssi, tervist, kõike ei pea kohe tegema, muretsema, vastu võtma, proovi see jagada nagu kuidagi mõnusamalt enda jaoks ära, et sa leiaksid ka enda
tervisega tegelemiseks aega ja kes on mõelnud õpingutele, need, kes lõpetavad kooli, teist me juba rääkisime, et siin on pingeline periood selles Sauvad 9, aga õpitud sa saad ja tehtud sa saad, et selles suhtes on nagu hästi. Kes tahab kooli minna, kes leiab mõne ägeda mingi kursuse, lühikursuse, koolituse, müntide 8 pluss veel see õpingute kaart on väga-väga hea siin nagu õppimiseks ja aju arenguks. Et siis selle kaardi peale ongi kirjas siis niimoodi, et praegu on aeg õppida, koguda siis informatsiooni, teha endale uusi asju selgeks, naudi seda perioodi, kui sa oled õpilane, sest tulevikus aitab see, mida sa hetkel nagu õpid, et see teadmine aitab sul siis tegutseda ja ka raha teenida, eks ole. Ja mina isegi haaraksin sellest sõnast kinni, et naudi seda perioodi. Et ega aeg ju ei peatu ja me peaksimegi nagu kuidagi nagu ise siis peatuma ja korraks vaatama ümber ringi ja tead, kui lahedat asja ma teen, issand, ma õpin sellist asja, issand, mul on eksamid, issand, kui äge kursus, kui äge koolitus, appi kui lahe kuu, kui lahedat asja ma teen, et sa arened suure kiirusega tegelikult maikuu jooksul, sa võid areneda töös, karjääris, siin on ka suhetes, armastuse kaardid väga ilusad, karikate ässad on meil siin väljas, väga, ma rõhutan, trükitähtedega väga ilusad armastuse kaardid, et ära sa sellepärast ka üldse muretse, liikumist arengut on ja Sauade 3-st ka, et kui me Sauade 3-st räägime nagu tööga seotult, Sauade 3 on uute uste avanemine või siis enda õige töökoha, õige teekonna leidmine nagu tööalaselt, et võivad avaneda isegi mitmed uksed, 2, 3, 4, 5 uksed selles Sauade 3-s ja sulle võidakse karjääris pakkuda nagu erinevaid võimalusi, äkki tahad seda tööd teha, äkki siia tööle tulla, äkki sa tahad siin näiteks ka koos tööd teha. Ja karikate ässad ka alternatiivselt, et kui ma armastusest ei räägi, siis karikate ässa üks tähendus on ka see, et nii head uudised, vau, kus see nüüd siis tuli, süda hüppab rõõmust, et nii lahe asi juhtus minuga, vau, kus see nüüd siis tuli, vau, kus see nüüd siis tuli, et selliseid rõõmusõnumeid on nagu palju, ka nagu tööalaselt ja Sauade 3 ongi nagu uute uste avanemine, uute asjade proovimine, Sauade 3-s ka, kui sa oled tahtnud tööd vahetada, see on hea kuu, kus hakata otsima. Pinnas on viljakas tegelikult nagu sul siin maikuus. Nüüd, kui ma juba Sauade 3-l peatun, kolimine on ka siin teemaks, kuna ta on liikuv kaart, kes tahab kolida, uut kodu saada, samamoodi ka reisida. Igasugused reisimised, väljasõidud, kodust väljasaamised, Sauade 3 on suhteliselt nagu selline seiklusimuline, liikuv, põnev, avastav nagu kaardikene, et ikkagi tasuks kodust välja saada, tasuks reisida. Ma tean, et reisimisega seotud meil on praegu maailmas need teemad nagu need on, et lennukitel kütus otsas ja nii edasi, aga Sauade 3-s ikkagi nagu, ta kuidagi justkui nagu lubab sellist mõnusat ja põnevat ja ägedat reisi. Ja rahaliselt ka, et tea, et siin on nagu selles suhtes turvalised, mõnusad nagu kaardid. Sauade 3-s ka kodust välja rääkides. Sauade 3 on peod ja üritused. Kui ma Sauade 3 tihti vaatan, siis ma näen, et kuidas sellist sümbolit või pilti enda silme ees, et seisab inimene ja tema nagu varvaste eest või tema jalge eest rulluvad lahti punased vaibad 3 erinevas suunas, kuna ta on Sauade 3. Üks läheb otse ja 2 tükki lähevad justkui nagu diagonaalis kõrvale. Et sellist pilti ma näen enda silme ees, et Sauade 3, et see seob ennast nagu selle sümboolikaga ära. Ja see tähendab ka ürituse kutseid ja peokutseid ja et kui sõbrad ütlevad, lähme välja või lähme kuskile üritusele või restorani või lähme kuskile ägedasse nagu kontserdile näiteks on ju muusika. Sauade 3 on ääretult lahe ja lõbus ja seiklusimuline ja ta loob uusi kontakte ja tõesti see on nagu nauditav selles Sauade 3-s, et mina võtaks kõik ürituse kutsed ka siis on ju vastu. Ja Sauade 3 ka hobitrennid, sportimine, liikumine, uute spordialade proovimine, kuna sul on tugevad nagu õppimise kaardid, eks ole, alustadagi midagi uut, näiteks ka spordiga seoses õppida on ju, või siis ka Sauade 3-s on see nagu mingisugune loominguline näiteks projekt või hobi või lähed õppid näiteks keraamikat või hakkad maalima, on ju, et siin on sellist kreatiivsust ja loomingulisust ka selles Sauade 3-s ja põhiteema on ikkagi seiklused ja uute uste avanemine. Kui sul tuleb teha valik
Ja nüüd valikute juurde ka tulles me peame paarisuhetest ka rääkima, onju, aga kui sul tuleb teha valikke nagu mitme töökoha vahel või mitme kodu vahel või et kuhu ma reisile lähen, mis ma teen, mis trenni ma valin, kuhu ma lähen, mis üritusele minna, siis sauade kolmega, kui me teeme valikut, ära ürita loogiliselt mõelda, vaata plussid ja miinused ja mis on ikka mugavam või kodule lähemal või et loogiliselt tundub ju see nagu parem valik. Ei. Viska omal ajud aknast välja. See on elevus. Appi kui lahe, mõtlemas on sellist asja teha. See elevus ja see põnevus, see on see, nagu see kõhus on liblikad ja juba käed värisevad ja põlved on nõrgad, ma tahan teha seda, onju. Et vali see kõige põnevam ja kõige lahedam. Alusta sellest, küll sa hiljem ka muud asjad teed, et me peaks tegema lahedaid asju selles sauade kolmes. Nüüd, kuna ma ütlesin, et me valikute kaardist rääkides peame rääkima ka nendest karikate asjadest ja armastusest, vallalised 2 korral karikate äss väljas. Karikate äss on ju uus armumine armastus. 2 tükki neid sul siin on ju, et sul on kosjalised silmarõõmud, karikate ässad, mõlemad on ju õiget pidi, mõlemad väga head märgid ja väga head kaardid, mõlemad on toredad inimesed, head inimesed ja tulebki sul võib-olla see valik teha siis selles kuus, et kumba võtta, kumba jätta, onju, et aga karikate äss 2 korral, tead, see on nii ilus. Karikate äss ükskõik kuhu ta ükskõik mis pidi tuleb välja, on juba armastus ja ilus ja tore ja õnnelik ja rõõmus ja vau, kui lahe mu elu on, vaata selline kaart onju, ja sul annab 2 korral ja veel mõlemal korral õiget pidi ka onju. Et ja, uut armastust absoluutselt siin on. Armastust ka nagu paarisuhetes kindlasti karikate äss on vallalistel hästi nagu oluline kaart, et me avame enda südame, me usaldame, me siiralt kuidagi vaatame teineteisele otsa, kuidagi armume ja naerame koos ja hästi selline õnnelik kaart, et karikate ässa nagu sümbol on siis see, et karikas on meie süda ja karikate ässa seest purskub välja nagu vesi ja see on armastus, eks ole, et see on lausa nagu ülevoolavalt nagu ilus on ju kaart. Kes on suhtes, karikate äss võib ennustada ka lapse sündi, ka nagu perekonnas või et suguvõsas sellised rõõmusõnumid võivad tulla, et keegi sugulastest saab perelisa. Karikate äss ka tähendab nagu, et need, kes on suhtes, et me armume ikka jälle üle pea kaela teineteisesse ära, et me käime ka koos lahedalt väljas, sauade kolme sellised seiklused koos, lähme kuskile reisile või spaasse või restorani või karikate ässas me küünlaleegi valgel vaatame teineteisele otsa ja nagu armume veel rohkem ära ja selles suhtes väga nagu armastust täis ja toredad kaardid. Ääretult ilus nagu selline maikuu, mis on hästi tore. Ja siin on nagu kuidagi see haldjate kaardipakist see ole iseenda vastu aus, on ju, et see läheb ka kuidagi minu meelest selle armastuse sõnumiga nagu hästi kokku, et ole enda vastu aus, et kas sa võib-olla kaitsed oma südant, kas sul on mingid usalduse teemad, kas sa tegelikult tahad armastust, aga ei julge rääkida, ei julge ennast avada, et selles kaardis me oleme väga siirad teistega, aga me nüüd peame olema ka iseenda nagu vastu, et selles, et päris nagu armas kaardikene, väga kollane, mis tähendab sellist rõõmu ja õnnetunnet, päike paistab, elu on ilus, et me peame ka ausalt endale nagu otsa vaatama ja mõnikord ka vaata ausus selles sauad 9 on ju, et milliseks ma oma elu nagu loon, et kas ma loon liiga suurt raskust, kas ma muretsen liiga palju, kas on üldse vaja muretseda, kas ma ise äkki mõtlen üle, äkki see inimene ei olegi nii hull, äkki ma ise lihtsalt kardan, mida ma kardan, kust see tuleb, et sul on nagu ka selline sissepoole nagu vaatav kaart ja ka väga spirituaalne siis teine kaardikene siit teisest haldjate kaardipakist väljas ja selle nimi on tähevaatlus. Tähtede vaatamine toob sulle haldjate keskendumisvõime, su intuitsioon voolab vabamalt ja toob sinuni teadmised, mida vajad olukorra lahendamiseks. Ehk siis see kõhutunne, see sisetunne, vaata enne ma ütlesin ka, et viska ajud aknast välja, ära hakka loogikaga asju otsustama. Sauade kolmes me otsustame elevuse järgi, aga nüüd, kui tuleb see intuitsiooni sõnum, siis me ka otsustame kõhutunde järgi. Kuidas ma ennast tunnen selle inimesega koos, kas ma olen õnnelik, kas ma olen rahulik, äkki ma olen närvis, väsinud, tühjaks pigistatud, et mida mu kõhutunne nagu ütleb, kas mind häirib, kripeldab, kas tegelikult minu kõhutunne ütleb, et ma just
peaksingi nagu temaga rääkima, äkki mul on tunne, et ma pean talle helistama, mul on tunne, et ma pean sinna minema tööle, mul on tunne, et ma pean tegema seda, mul on tunne, et see on õige. Vastupidi ka, mul on tunne, et keegi valetab, mul on tunne, et siin on mingi kala, mul on tunne, et siin on mingi konks, et sul on väga tugev nagu see kõhutunne, intuitsioon ja see aina tugevamaks läheb kusjuures selle kuu vältel. Sa oled väga-väga tundlik. Unenäod, iga kord, kui see kuu sümbol ka nagu tuleb, siis unenäod hakkavad suurt nagu rolli mängima ka, et pane tähele, keda sa unes näed, mis sa unes näed, mis on korduvad sümbolid. Ka võib-olla muusika räägib meiega, et mingid laulusõnad järsku nagu on see õige sõnum või lahendus nagu sulle. Märka märke enda ümber, teatud numbrid või loomasümbolid, et kui sa neid korduvalt näed, siis see on nagu ka märgid sulle. Ja kui sa oled tahtnud õppida midagi, mis on seotud vaimsusega, esoteerikaga, sul on tugevad õpingute kaardid väljas ja siis hästi sügav nagu selline enda intuitsiooni või et vaimsete annete nagu arendamise kaart ka. Et väga-väga nagu selline sügav ja ilus, aga mul on tunne, et valik number 2 ja vaata, tihti on sulle sattunud, kui sa oled ka pikalt valinud valik number 2, mul on tunne, et hästi sellised võimsad ja sügavad, intuitiivsed, vaata sellised vaimsed anded avalduvad, hästi palju on nagu selliseid kaarte olnud. Ja tead, maikuuks sul on ainult 1 ja tead, ülejäänud kõik on lõbus ja tore, me tuleme tagasi ka nagu siia maailma, eks ole, et me naudime ja reisime ja käime väljas ja meil on need rahaasjad toredad ja me armume siin ja kõik, õpime asju, et sellised väga praktilisuses on nagu see elevus ja rõõm ja siin on nagu siuke pisikene spirituaalne sõnumikene ikkagi ka nagu juures, aga mul on tunne, et rohkem nad toovadki sind võib-olla selles maikuus ja kuna sõnnid valitsevad ka maikuud, on ju, sõnnikaart meil on see mütide rühtel ka siin väljas, on ju, et sõnnid valitsevad maikuud ja tead, sõnnid toovad meid maa peale tagasi, 2 jalaga maa peale tagasi, vaata, mis su nina ees toimub, tegele sellega, tunne elust rõõmu, ära hakka üle mõtlema, me ei pea kogu aeg hõljuma kuskil nagu, et mis tulevik toob, toome ennast tagasi siia nagu siis ajapunkti. See siis kuu oraklikaartides, see mõjutuse kaart, see on kaart number 6. Kahanev kuu, et see kahanev kuu on hea aeg, kus minna, lasta see nüüd toimub maikuus kuu esimeses pooles, alates 2. maist järgmised 14 päeva, eks ole, et see kahanev kuu on ja selle periood on hea nagu puhastumiseks ja minna laskmiseks ja viskan vana kola kodust minema, puhastan ära, viskan asju minema, puhastan oma kodu, asjad, mida me ei ole tahtnud ammu nagu kasutada või et meil ei ole meeldegi tulnud, et see mul on, et hea nagu kuidagi puhastada ka võib-olla tutvusringkonda, sest mõjutus tähendab seda, et meid ümbritsevad keskkonnad, meie kodu ja ka meie sõprade ring on ka väga tugev keskkond nagu meie elus, et see kõik mõjutab meid ja ka need tegevused ja eesmärgid, mis me enda ellu võtame või võib-olla mõjutus on ka siis see, et kui palju me anname aega endale puhata, tervisega tegeleda, ise elust rõõmu tunda, et sa hakkad nagu mõikama ja rohkem nagu ärkama sellele maikuu nagu vältel, et kui palju tegelikult teised inimesed sind mõjutavad, kui palju see keskkond sind mõjutab, kas sa saaksid midagi seal nagu muuta, kas see meeldib sulle ja vastupidiselt ka, sina mõjutad väga paljusid teisi inimesi selles kuus, et ma näen nagu laienemist, sauade 3, seda ka mulle ütleb, et su haare laieneb, mis on hästi huvitav fraas, nagu mida praegu öelda siin on ju, või et lause, et sinu mõjuvõim ja sinu mõjujõud laieneb nagu kaugemale, et päris huvitav, et on see sinu tööga seoses, on see, et sa õpid midagi ja sa nagu laiendad oma haaret, et sa nagu aitad teisi inimesi, mõjutad neid rohkem või et inspireerid ka neid rohkem, et sa oled ka väga, väga mõjuvõimas inimene, väljendaksin siis ennast niimoodi. Ja ikka ja jälle ja alati tuleta endale meelde, sa valisid endale selle kotka hingekaardi. Maailm kaitseb sinu tagalat. Eriti mul on tunne, kuna ta istub nende rahakaartide peal, siis eriti nagu materiaalsed inimesed, kes teevad tugevat vaimset tööd, spirituaalset tööd, eriti, eks ole, aga ka nagu
kõigil meil on nagu oluline roll täita siin nagu maailmas ja mul on tunne, et nagu ressursside pärast või raha pärast sa muretsema ei pea, et ja sinu tagalat hoitakse ja kaitstakse ja võib-olla, kes teised on su peale natuke võib-olla kadedad, seda siin tegelikult kaardides ei ole, aga ma lihtsalt ütlen seda, et kes võib-olla on kadedad või üritavad nagu kuidagi mõjutada sind või et sa oled ise hästi tundlik, eks ole ka, ja siis tunned nagu teiste inimeste mõtteid nagu endal, on ju, et tea, et universum kaitseb sind ja kaitseb sinu seljatagus, sul ei saa midagi halvasti minna ja võib-olla annagi see ülesanne nagu enda vaimsetele teejuhtidele või et universumile, et nemad sind kaitsevad, et sa ei pea ise nagu selle pärast muretsema. Et selline mõnus, rahulik, värvikas, lõbus kuu tundub teil valik number 2 tulevat, siis valik number 2, võtame siis sinu maikuu olulised tähemärgid, sul on siin laua peal ka müntide rüütel, tema on siis kõik mõlemast soost võivad olla siis maamärgid, sõnn, neitsi ja kaljukits ja lisaks on sul siis tulnud veel korra neitsi, ma analüüsin ja jäär, ma olen. Ja siis valik number 2, võtame ka siis sulle, no juba lendavad, selle maikuu siis olulised kuupäevad, et millal miski juhtub, sinu ellu tuleb, mida sa pead siis teadma, mis on need olulised punktid ja seni, kuni ma neid siin avan, siis ma räägin sulle sellest, et 14. mail on toimumas üks hästi lahe elamusõhtu, mina olen ka seal siis esinejana üles nagu astumas, sellel elamuste õhtu siis toimub Tallinnas Read raamatupoes 14. mail. Rohkem infot saad siis minu sotsmeedia kanalilt, et Instagramist, Facebookist ja me räägime seal tarodest, me räägime siis hingadest, me räägime spirituaalsusest, et selline äge nagu õhtu. Et kui sind kõnetab, siis vaata minu sotsmeedia kanalit, et lisa ja tea, et ka tiiutarot.ee kodulehele on siis ka äsja ilmunud siis Mida toob suvi lugemine juuni, juuli, august, et kui sa tahad piiluda, mis suvekood sulle toovad, siis vaata tiiutarot.ee. Aga valik number 2, sinu siis maikuu olulised kuupäevad. Meil on siin 1. mai, 10. mai, 11, paneme ikka õigesse järjekorda. 1. mai, 9. mai, 10. mai, 11. mai, 16. mai, siis on meil 19. mai, 21. mai, 22. mai, 24., 25. ja 30. mai. Vot niimoodi valik number 2, see siis oli sinu maikuu. Ma loodan, et sul tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline ja vahva mai. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau! Valik number 3, tere tulemast, kui sa valisid need ilusad sinise ja rohelised siis kivikesed. Tere tulemast, vaatame, mis on siis maikuu sinule toomas, mis on maikuul sinu jaoks varuks, mida pead teadma, mida märkama, mida tähele panema. Võib-olla sa valisid ka selle kaardi järgi. Sinu kaart on siis loomahingade kaardipakist, kaart number 49 ja see on jänese hing ja see tähendab õnnega koos olemist, et praegu on nagu selline siis õnnelik periood sinu jaoks ja jänes tähendab ju suurt viljakust. Taros on ka jänes oluline nagu sümbol, et jänes toob meile raha. Ta toob, vaata, et õnnega koos see tähendab, et raha, küllus, rikkus, midagi head lihtsalt lendab meile nagu sülle. Sul on praegu selline väga ka viljakas pinnas ja jänes tähendab ka väga suurt nagu, vaata, kuna jänes on seotud nagu kiiresti paljunemisega, ütleme niimoodi, siis ta võib olla ka väga kirglik kaart on ju suhetes ja viljakas kaart ka nagu laste saamise mõttes, ütleme niimoodi. Ja sellepärast, et meil ongi siin suur täiskasvanud jänes selle siis kaardi peal kujutatud, aga 2 väikest jänese poega ka. Ja kui viljakusest rääkides või et on see rahaga seotud, on see nagu ka seotud siis sellega laste saamisega või et näiteks viljakuse loomingulisuses on ju, et loometöös, et me maalime palju või loome muusikat näiteks on ju, et siin on nagu üks suur projekt, üks suur jänes, millest areneb välja võib-olla 2 sükest minijänest, 2 minimiid on siin nagu sellel jänesel, et hästi nagu kuidagi lahe sümbol. Siis taros
Sinu esimene ja suur kaart on müntide 7 tagurpidi. Kuu oraakli kaartidest ongi meil muusika, see on kaart number 2, on siin siis väljas. Järgmine kaart räägib abielust ja paarisuhetest. Abielu hoidja ja kaitsja on siis see kaart. Meil on siis 2 haldjate kaardipakki. Esimene nendest või esimesest pakist on meil tulemas välja kaart, mis ütleb usu maagiasse. Ja teisest haldjate kaardipakist tuleb enda standardite tõstmise siis see kaart välja või haldjas siis välja. Vaatame, mida taro meile räägib. Meil on müntides õigetpidi, siin ongi sinu see raha ja ka viljakus, karikate kuninganna õigetpidi, karikate 6 õigetpidi, karikate 10 õigetpidi, täpselt selle abielu kaardi all ka veel karikate 10, mis on ka abielu ja armastus ja kodu ja hästi selline ilus kaart, kusjuures ka laste saamise kaart, karikate 10, ja meil on ka torn õigetpidi, keegi selle pidi ka endale saama. Ja siis meil on siin valik number 3, need kaardid, need võtame siis välja lugemisel lõpus, et sul oleks põnevalt oodata, need on siis sinu selle kuu olulised tähemärgid. Aga mis siin toimub? Raha, väga hea. Armastus, väga hea. Mis see torn siin teeb? Kui ümberringi, vaata tornikaarti inimesed tihti kardavad ja põevad, eks ole, mul tuli torn. Tegelikult, eriti kui torni ümber on kõik positiivsed kaardid, et me peamegi vaatama, torn tähendab, et mingisugune vana elu või vana asi meie elus laguneb ära, midagi juhtub, midagi kaob ära, nii-öelda võetakse meilt ära. Ja siis me peame vaatama ümber olevaid kaarte, et aru saada, mis see siis on, mis siis nagu laguneb. Aga mitte midagi ümber olevates kaartides ei lagune või halvasti ei ole, siis järelikult see tähendab seda, et torn on nagu järsud ümberkorraldused. Nagu välk lagi pähe tulevad kõik asjad sul maikuus, siis valik number 3. Vallalistele elu armastus tühja koha pealt järsku niimoodi, et kus ta siis on ja ma olen ikka nii üksi ja plakstan siin. Eks ole, et ta tuleb nii järsku ja ootamatult, et sa oled isegi šokeeritud. Kes otsib endale uut tööd, rohkem raha tahab saada, issand jumal, ma ei leia, kõik töökohad on nii mõttetud ja plaks on siin. Ja see tuleb nii järsku ja nii ootamatult selles torni kaardis. Ja kuidas torn on nagu selline, tema eesmärk on puhastada meie elu. Kujuta ette, et sul on köögis kuskil köögikapis, kapi nurgas mingisugune serviis või mingid vanad lauanõud või potid-pannid. Sa ei ole 6 aastat kasutanud neid, need vedelevad lihtsalt seal. Ja siis tuleb torn, mis ütleb, aga mida sa hoiad kola endal on ju siin kapis, tuleb ja viskab need minema. Ja siis meil on valik, kas me hakkame taga nutma ja halama neid asju, mida tegelikult me ei mõelnudki nende peale, meil ei olnud vaja, aga see võttis ruumi, lihtsalt kappi ei mahtunud enam uued head asjad, sest mingi vana kola oli ees, eks ole, kas me hakkame taga nutma ja halama, et issand jumal, et mis mu elus nüüd toimub, või siis me ütleme aitäh, torn, et sa võtsid jama minu elust ära, mida ma tegelikult, äkki see oligi väga ilus serviis, aga sa ei kasutanud ju seda. Et see ongi see point, et torn on nagu sekkumine universumi poolt või meie teejuhtide poolt või meie nagu kõrgema hinge aspekti poolt. Ja torn tavaliselt tuleb ja ütleb, seda sul pole enam vaja, sinna sa tööle küll ei saa, selle sõbraga sa ka enam ei räägi. Ei, see on paha, seda sa ei saa enam ja nagu võtab need halvad asjad meist ära. Meie elust ära, kustutab ära, midagi kaob ära, proovime kuskile tööle saada, me ei saa, sest järelikult see on halb koht meie jaoks ja nii edasi. Ja aeg selles suhtes parandab need haavad ja tagantjärgi oleme hästi targad, tagantjärgi vaatame seda torni hetke, mõtleme jumal tänatud, et ma ei saanud. Jumal tänatud, et see niimoodi nagu läks, sest ma sain midagi palju paremat selle asemele. Kolimisega seoses ka, eks ole, torn on ka meie kodu tihti esindab, et kui me tahame mingisugust teatud kodu osta või üürida või kolida ja siis järsku see näpsatakse meil nina alt ära või me ei saa seda laenu või juhtub midagi. See tundub korraks hästi õudne. Tornikaardis korraks võib tunduda midagi väga šokeeriv või ehmatav või natuke selline appikene, mis toimub. Rahune maha. See toimub sinu jaoks. Et see ei juhtu sinuga, see juhtub sinu kõige kõrgemaks hüvanguks. Ja tagantjärgi tead sa kuu aega, 2 kuud, 3 kuud hiljem vaatad tagasi ja mõtled, issand jumal, väga hea, et see just niimoodi läks. Et ole valmis
äkilisteks muudatusteks, aga kuna sul on ümberringi ülihead kaardid rahaga seoses, ülihead kaardid, kusjuures suhetega veel eriti on rohkem nagu suhete teemat isegi nagu väljas, ja sa isegi tõstad ka oma standardeid, mis läheb selle torniga hästi tegelikult nagu kokku, sest torn võtabki meilt, rebib käest ära mingid asjad, mis tegelikult ei ole head meie jaoks ja me peamegi nagu otsa vaatama, oih, kuidagi valisingi natuke halba asja enda ellu, eks ole, et me peame enda standardid ka nagu tõstma. Kuidas torni kaarti leevendada? Puhastada oma kodu. Ennetada seda, et viska ise need nõud sealt ära, onju. Et puhasta kodu, värvi seinad ära, osta uus diivan, uus vaip, saa energia kodus liikuma. Kõik vana kola kuskilt kapinurgast välja, tolmurullid välja, eks ole. Et ta on nagu, mida rohkem me hoolitseme enda kodu ees, kodu on nagu üks meie tegelikult väliseid nagu kihte või et ka, et millises seisus on meie kodu või kuidas me tunneme ennast oma kodus, hästi peegeldab ka meie enda sellist mentaalset nagu seisundit. Et ja kui sa tahad kolida, siis tee juba enda praeguses kodus nagu liigutusi nagu selleks, et näiteks paki mingid asjad juba ära, viska juba vanu asju ära, pane nagu vaim valmis. Paljud teist võivad kolida, kolimise sõnumit on ka paljud valikud saanud, eks ole, selleks kuus ka. Ja sest karikate 10 on ka kodukaart. Ja väga ilusas võtmes. Karikate 10 on minu hinnangul üks kõige õnnelikumaid kaarte kaardipakis ja kui me räägime karikate 10 kui kodukaardist, tal on väga tugev armastuse sõnum nagu koduga seoses, et ma armastan oma kodu, ma puhastan seda, ma õnnistan seda, ma ostan uued asjad, ma parandan ära need, mis on katki, on ju, et hästi selline kodu nagu hoolitsemine, kevad puhastus näiteks kodus teha, et hästi nagu mõnusad sellised koduenergiat ja kes tahab kolida, otsib enda uut kodu. Kui sa midagi ei saa, kui juhtub midagi, et sa ei saagi seda laenu või sa ei saagi kolitud või et keegi teine võtab ära sult selle kodu, siis ütle aitäh sellele olukorrale, järelikult pidigi niimoodi minema. Saad endale uue ja parema selles karikate 10. Ja ega rohkem seda torni me tegelikult üle põdema ei peagi. Tal on oma koht ja oma roll tegelikult suures arkaanis või et suures nagu taros siis täita. Ja torni kaardile ju alati tuleb järgi täht. Torn on kaart number 16, midagi laguneb, puruneb. 1 + 6 on 7, see on õppimine sellest. Ja tuleb järgi siis täht, kaart number 17 ja täht on nagu uue sina ärkamine. Täht on särav, hingeline, äge, värske, ilus, silmapaistev, staar. Täht on ju staar, kes nagu särab teiste silme ees ja mul on tunne, et valik number 3 teie jaoks on maikuu ongi nagu mingi hüppeplatvorm või tead, mida ma näen, millist pilti enda silme ees või? Teate, osades bassein, see võib olla rohkem nagu USA teema või et Ameerika teema või selline, et on bassein ja siis see nii-öelda nagu plank või see nii-öelda see, ma ei oskagi muud moodi seda nimetada, et see plank, mille peale me nagu lähme, et mille pealt saab nagu hüpata, eks ole, basseini. Ja tead, osades filmides, kui sa oled näinud, et kui sa hüppad, see alguses vajub nagu natuke alla, et selleks, et sa saaksid nagu kuidagi lükata veelgi suurema hooga üles, et sa saaksid ägedama hüppe nagu edasi teha. Ja see on see, mis pilti ma näen praegu, kui ma seda tornikaarti nagu vaatan. Natuke vajub alla nii-öelda või et see, kus läheb tuju alla, juhtub midagi, mingi error tekib, et see vajubki alla selleks, et ta saaksid nagu katapult veelgi nagu kaugemale, veelgi ägedamasse kohta, et sa saaksid veelgi suurema hüppe nagu edasi teha. Ja see ongi see torn versus täht, eks ole, selline sündmus siis sellest taro nagu ka siis jadas nii-öelda, et see on teekond, mille me läbime, et kui tekivad krahhid, siis sellest tavaliselt tekivad kõige suuremad ka võidud, on ju, ja see ei ole mingi hull asi, sest ümberringi on sul head kaardid, nii et ära muretse. Nüüd, rahateemadest rääkides, meil on see jänkukene siin väljas, mis on juba ülihea raha nagu ennustaja, eks ole, et jänes ongi see raha ja viljakus ja õnn ja õnnega koos ja inglise keeles on see lihtsalt nagu lucky, eks ole, et sa oledki lihtsalt lucky, sa oledki õnnega koos, on ju. Aga meil on ka müntütäss. Müntütäss tihti ennustab uut töökohta, kes otsivad endale uut tööd, need saavad. Päris hea boonuse võib saada müntütässas, mingi palgalisa, väga head rahalist tulemust, kel on oma ärid või võib-olla saavad mingi uue toote-teenuse, mille kaudu tuleb rohkem raha. Müntütäss on ka põhitöökoha kõrvalt
õpime midagi, müntide 7 on ka sul väljas, mis ongi koolitused, kursused, eks ole. Et müntide äss on rohkem nagu selline, et põhitöökoha kõrvalt võime siis hakata enda äri ajama, see võib olla kunstidega seoses, võib olla investeerimine, võib olla kinnisvara, kuna sul on kinnisvarakaarte ka sinna on. Müntide äss on ka siis nagu põhitöökoha kõrvalt lisaraha, uus töökoht, boonus, keegi maksab mingi raha tagasi, laenu tagasi, ootamatult tulebki suurem nagu summa, väga hea. Müntide äss on ka heade ostude nagu kaart, et head tehingud, head ostud, hästi oled need nagu mõelnud läbi, kõik läheb nagu selles suhtes soodsalt, muidugi Taro ei ole finantsilised nõuanded, et mõtlema rahaasjad nagu ilusasti läbi, aga müntide äss tihti ennustab nagu sellist kuidagi lisasissetulekut, suuremat sissetulekut, me avame täitsa uue kanali, kusmoodi raha võiks nagu tulla, mõnikord saame ka täitsa uue töökoha ja siis sellel on ka tavaliselt nagu parem palk, on ju, et siin on nagu sellist prisket ja mõnusat energiat ja kui hea kuu, kus panna ka seemneid mulda, sellest räägib ka müntide 7. Müntide 7 on ka õpingute kaart, kursused, koolitused, ka õppimine, meil ongi see eksamite periood ka siin praegu. Müntide 7-ga ka, et kui sa näed lahedat mingisugust mingi kursuskoolitus või sa oled ammu tahtnud mingit teatud asja õppida, siis müntide 7-ga tasub seda teha. Aga ta on, ja eriti tagurpidi, ta on selline tasa ja targu nagu kaart. Et 100 asja ei pea kohe ära õppima ja ära tegema, jaga see endale pisikesteks sammudeks, pisikesteks ampsudeks, raha, töö, karjäär, õpingud, materiaalne pool elus maikuus võiks olla mõnusas tempos ja rahulik. Ükski kaart ei ütle sulle, et sa pead 1000 asja korraga ära tegema ja tõmblema igale poole jõudma. Kõik kaardid räägivad omas tempos, mõnusalt, naudi seda aega, naera rohkem, puhka, sa teed head tööd, küll sul saavad ka need tööasjad tehtud, õpingud tehtud, vaata sellise mõnusat tempo leidmine on nagu võti siin, on ju. Ja müntide 7 ka tähendab nagu seemnete mulda panekut, et selles suhtes, et ma lähen õpin midagi, investeerin endasse, maksangi selle näiteks ka müntide ässas, eks ole, maksangi selle summa, et ma nagu võtan selle aja, ma õpin seda uut asja, ma tean, et see toob mulle hiljem rohkem raha sisse, et me teeme nagu väga mõistlikuid ja häid nagu otsuseid arengu suhtes ka. Ja müntide 7 on ka selline kaart. Tema ei sobi perfektsionistidele, kes teevad enda elu esimese maali ja see tuleb natuke kole ja siis viskavad pintsli nurka ja enam kunagi ei maali ja kõik mu elu on nüüd läbi. Et müntide 7 räägib ka enda vigadest õppimisest, mis on hästi nagu oluline ja vaata, kõik meile ei meeldi, kõik võib-olla ei tule välja, tuleb siis järgmine tänu sellele palju parem välja. Müntide 7 ongi selline, et ole endaga rahulik, ole endaga leebe. Kui me alustame midagi uut, mingi uus töökoht, uus projekt, õpime midagi uut, ega keegi alguses ei oska. Keegi ei sünni osates, eks ole, võib-olla mõni üksik geenius, eks ole, sünnib niimoodi, et oskab kõike juba. Aga me kõik kobame, me kõik teeme vigu, keegi pole ideaalne ja müntide 7 tuleb endale seda mõnikord aeg-ajalt nagu meelde tuletada. Et vigade tegemine on normaalne, et see on vajalik, mõnikord oleme sellest väga frustreeritud, mõnikord meil on ka müntide 7 tagurpidi tunne, et aeg seisab paigal või et ma arenen nii aeglaselt. Selle kohta ma ütlen ka nii, et sa kujutad ette endale seda, et unusta ära ja ära võrdle ennast teistega. Nüüd, aga kui sa otsid midagi, otsid uut tööd või otsid uut kodu, siis müntide 7 tagurpidi, võib-olla isegi suhet vallalised, siis müntide 7 tagurpidi ütleb seda. Kui kõik variandid hetkel laua peal on mõttetud, siis ära võtta mitte midagi. Oota parem ära. Ei ole mõtet hakata nendest mõttetutest variantidest seda kõige vähem mõttetut nagu nüüd otsima. Ei ole mõtet, on ju. Ja sa ei mõtlegi seda kunagi enda jaoks ilusaks. Ja kui sa nagu näiteks otsid uut kodu või tööd ja sa nagu kohe juba näed ära, et seal on mingid tingimused, mis sulle ei meeldi. Ja siis sa hakkad nagu mõtlema, et äkki ma nagu harjun ära või äkki see ei ole nii hull või äkki ikka hakkab nagu meeldima. Ei hakka. See hakkab sulle aina rohkem ainult pinda käima. Ja siis ei olegi mõtet endale neid mõttetuid variante nagu võtta, oota kõige parem ära. Need tulevad vaikselt ja rahulikult, aga nad kindlasti ka nagu siis tulevad. Et mine mõnusalt omas tempos, tibusammud on edusammud, rahulikult, kõik ei pea kohe mõtlema tegema ja võib-olla keskendugi sellele, et sa sõelud või et filtreerid enda jaoks nagu vaid kõige paremad variandid elus nagu välja. Muud sa üldse ei hakkagi puudutama. Ja tuleme ka sinu suhete juurde.
meil on väga ilusad armastuse kaardid, esiteks karikate 10. Karikate 10 siis indikeerib, kes on suhtes. Karikate 10 on hästi tugevate armastavate suhete nagu kaart. Karikate 10 ennustab kihlust, ennustab abielu ja peal on ka meil see abielu kaart, eks ole, siin kohe siis abielu kaitseingel siin meid hoidmas. Ja karikate 10 on ka siis, kes on suhtes või võib-olla kolivad uude koju. Karikate 10 on õnnelik perekond ja ka perelisa saamine, laste saamine. Siis ta on niivõrd õnnelik, et karikate 10 ongi nagu unistuste suhe või et unistus täitub. Vaata, karikate 10-le ju eelnebki karikate 9, mis on unistuste täitumise kaart ja karikate 10 on veel rohkem seda, on ju. Et selline ääretult armas ja hea kuu, kui on olnud mingid tülid, naginad paari suhtes, saate need korda. Kas lähete teraapiasse või üldse kuidagi lähete välja, naudite elu nagu rohkem, rahunete maha, rahaasjad saavad korda, võib-olla ongi see uus kodu annab uut energiat, või et kodu uuendamine, korrastamine annab uut energiat. Siin on pigem on harmooniat ja armastust. Jah, meil on ka see torn, mis tähendab, et need tormid ja kärestikud peavadki meist üle käima, sest mingid teatud või võib-olla käitumismustrid või teatud energiateemad nagu ei sobinudki enam meie suhtesse või et me kaua pühkisime vaiba alla midagi ja tornikaardiga pidigi see välk ja pauk üle käima, eks ole, meist, et me pidimegi nagistama need tülid nagu ära, aga ikkagi siin on harmooniat, pigem ütleksin nagu niimoodi. Ja karikate kuninganna ju räägib ka selles suhtes siia sekka juurde ka enesearmastusest. Et me saame küll armastada teist inimest ja üritada suhet aidata ja parandada, korda teha, rääkida ikka temaga, aga me peame ka iseennast hoidma hästi nagu fookuses. Mida rohkem armastad sa iseennast, seda paremad on sinu suhted. See on karikate kuninganna nagu sõnum. Kui sa hakkad jooksma ainult teiste järgi, palju õnne, siis läheb kõik aina hullemaks. Et me peame ka küsima, kas sul on hea, kas sul on kõik hästi, kuidas sa ennast tunned, kuidas see inimene paneb sind ennast tundma, kas sinu karikas on täidetud õnnetundega, kas sa annad endale, et sul on lahedad hobid või trennid või sa käid sõpradega väljas või kas sul on ka endale puhkeaega või sa pidevalt valad enda karikast teistele suhtesse, perekonnale, kõigile annad ära ja siis järsku on su karikas tühi. Et sa õpid selle kuu jooksul, sa pead vägagi õppima ja hästi leebe ja rahulik endaga olema karikate kuningannas, et sa ka armastad ennast, et sa toetad ennast, et sa annad endale aega, sa annad endale puhkust ja sa kuidagi hästi hellalt paitadki iseenda pead ja lubad endale ka nagu häid asju ja tood selle enesearmastusega endasse tagasi, sest meil on ka see enda standardite tõstmise haldjakene siin väljas, on ju, ja et standardite tõstmine tähendabki seda, et ma ei lepi enam selle jamaga. Võib-olla sa neelasid midagi aastaid alla, tööalaselt, ülemusega seoses, töökaaslastega seoses, partneriga, pereliikmetega, ema-isaga või võib-olla, et sa nagu lasid oma lati alla selleks, et rahu hoida. Ja maikuu on, ma näen, et sa seda latti tõstad natukaine ülespoole. Osadele inimestele juba julged ka ei öelda ja standardid tõusevad, see tähendab ka rohkem armastust ja rohkem raha. Kes on vallalised? Palju õnne, te enam kaua vallalised ei ole. Sellepärast, et karikate 10 on meil väljas, mis räägib nagu sellest, et me leiame endale suhte, kes ei ole lihtsalt mingi niisama tilulilutaja, vaid ikkagi me oleme elu lõpuni koos ja abiellume eluarmastused. Karikate 10 on nii õnnis ja ilus. Ainukene miinus, mis karikate 10 on see, et me ise rikkume hea asja ära. Meile tuleb nii ilus armastus ja siis me mõtleme, et kuidagi hästi on hakanud elus minema, nüüd küll äkki tuleb mingi halb asi ja siis me hakkame otsima nagu vigu, on ju. Et torn on ka natuke selline ärevus täis nagu kaart, et see suhe võib tekkida väga kiiresti ja ka väga järsult ja nagu kuidagi ootamatult sinu ellu tulla ja meil läheb aega, et eriti kui me oleme pikalt olnud vallalised oigus, meil läheb aega, et meie nagu närvisüsteem ja meie ärevus ja kõik, et me nagu tuleks toime sellega, et meil on nüüd järsku keegi, kes hästi tahab meid nagu hoida ja armastada, on ju. Et see võib sulle alguses olla natuke ebamugav, aga ära rikku enda õnne ära, on pigem need sõnad, mis ma pean sulle peale lugema selles karikate 10, sest meil on ka see abielu siis haldjas siin, et hästi või et see ingel, ja ta hästi nagu hoiab sind ja ka hoiab teie suhet ja nagu kuidagi nad väga toetavad ja aitavad, et sul ikkagi ka nagu paari suhetes läheks kõik väga-väga hästi ja vallalised karikate kuninganna on meil ka sinu jaoks siin väljas.
et sa armastaksid iseennast ja mida rohkem me armastame iseennast, seda rohkem ka tuleb meie ellu keegi inimene, kes armastab meid ja et inimesed kohtlevad meid nii, nagu me kohtleme iseennast. Vaata, et meie ise seame need väärtused ja selle lati, et siin ongi enda standardite tõstmise, siis kaart tuleb ka siia hästi nagu mängu, tõstad enda standardeid ja siis saadki endale suhte. Ja võib-olla ka vallalised vastus sulle on see, et miks sa oled kaua aega olnud vallaline ja miks ükski inimene kas ei ole tulnud sinu ellu või kohe nagu puruneb, laguneb ära tornikaardis, sest sa valid endale liiga mõttetuid, su latt on liiga all ja su standardid natuke liiga madalad, et nüüd meil tuleb hakata nagu ülespoole vaatama, natukene kõrgemale poole vaatama ja seda me teeme, kuidas mitte ülbelt ega üleolevalt, et ma olen nüüd parim ja ma tahan, et oledki tegelikult parim, eks ole, aga kõik me oleme, aga mitte ülbelt ega üleolevalt, vaid karikate kuningannaga läbi enesearmastuse. Ma poputan ennast, ma armastan ennast, mul on ägedad hobid, sõbrad, trennid, ma käin väljas, mul on tore elu, vaata selles muusikukaardis siin, see võib olla ka ägedad kontserte ja üritusi, kus sa sõpradega käid ja asju teed, et kui me leiame selle punkti enda elus või et me ka jõuame energeetiliselt sinna, et tead, ma armastan oma elu, ma armastan oma keha, oma välimust, oma tööd, raha, oma kodu, oma asju, oma hobisid, trenne, sõpru ja ettevõtmisi, et me oleme selles õndsas enesearmastuses on see ongi see, mida tegelikult karikate kuninganna nagu esindab, siis me nagu see õnnis enesearmastus ühildub ka väga õndsa paari suhte armastusega. Ja võib-olla vallalised kuskil üritusel kohtutegi selle siis inimesega, kuna meil on see muusikukaart, kaart number 2 siis kuu oraklikaartidest väljas. Ja ta on hästi selline, vaata, et mina nagu vahet ei ole, kas sa oled suhtes, kas sa oled vallaline, vahet ei ole. Et maikuus tasuks käia kõik peod, üritused, festivalid, kõik nagu läbi, hästi nagu tutvuda inimestega, kohtuda nendega, saada palju elamusi või võib-olla ongi see mõni põnev kontsert, kuna see on ju ka selline muusikukaart. Ja teine asi, mis mulle hästi hakkab sellel kaardil nagu silma, on see nagu roosi kuidagi roose täis väet, mis on ümber nagu tema, et see ongi tema riided, see on tal ka peas, mis tähendab mulle seda, et sa puhked õide ja sa lööd ennast lille. Et see kuidagi ega sinu välimus, kui sa tahad maikuu jooksul välimust muuta, uued juuksed, uus soeng, uus näiteks ka juuksevärv või et uued riided, garderoobi tuulutus, leiutada ennast uuesti ja olla uus nagu sina, et tõesti ka võib-olla läbi trenni või et toitumise või võib-olla kõik see koos siin on ju, et sa lööd nagu õide. Kes tegelebki näiteks muusikaga või esinemisega, et sa oled teiste silme ees ja laval, et siin on nagu selline hästi särav ja äge nagu siis kaardikana. Mulle meeldib, et ta on sellises mõnusas tantsuhoos ka. Ja kui sa oled tahtnud tegeleda kunstidega, vaata see muusika, kunstid, see võib olla maalimine või raamatu kirjutamine või blogi pidamine või sotsmeedia, et olla nagu rohkem ka teiste silme ees või siis jagada enda kunsti või loomingut või siis hakatagi kuskilt pihta, sest mütide seitse võib olla ka selline alustajate kaart või et alguses natukene kobame, teeme vigu ja õpime ja arendame enda nagu oskust või lähmegi kuskile kooli ja õpimegi näiteks mingit muusikat või kunsti või midagi. Et absoluutselt väga-väga hea nagu kuu sinu jaoks, et hästi tore. Mulle meeldib, kuidas ta nagu tantsib või hüppab või kargab ja kuidagi mul on tunne, et hästi selline kuu tulebki, ta on ise väga ilus, tal on väga huvitavad riided seljas, roosid ju tähendavad ka armastust, romantikat, roosad roosid ka veel enesearmastust on ju, et see siin nagu hüppab, tantsib ja kargab ja ta on sellises mõnusas tantsulises nagu liikumises. Ja mul on tunne, et selline hästi värvikas ja lahe ja tantsuline, mänguline maikuu sulle justkui nagu tulemas ongi. Nüüd, kui me siin vahepeal juba suhetest räägime ka sellest karikate kuuest. Karikate kuus ei ole halb kaart, tal on head küljed ka, väga nunnu ja väga tore kaardikene ta on see, aga tema mitte väga hea külg on see, et kui minevikust tulevad tagasi mingid eksid, roomavad kivi alt välja, mingid vanad võib-olla tuttavad sõbrad, koolikaaslased tulevad, et oleme ikka nüüd sõbrad ja vaata, ei ole väga mõtet sinna minevikku kinni jääda. Ka ise võib-olla igatsed või ta tuleb sulle rääkima, kuidas ta ikka igatseb sind või et vanu häid aegu, tead, karikate kuuel meil on kahjuks natukene nagu selle mineviku suhtes
halvad asjad on ära unustatud ja siis ma hakkan mõtlema, et võiks uuesti nagu proovida ja vaata, tollel hetkel tuleb endale aru anda, et ei, sa tahad lihtsalt mingisugust illusiooni. Sul on roosad prillid ees, tegelikult sa ei vaata realistlikult, sa peaks vaatama uues suunas, et sa leiad enda õnnetunde, armastuse, võib-olla eluarmastuse ja ka uuemad, toredamad sõbrad uuest suunast, mitte vanast suunast. Ükskõik, kui palju me ka ei igatseks neid ja meil oligi tõesti ka neid häid aegu ju koos ja oligi hästi tore, aga karikate kuus hoiatab meid, et me ei saa ju minevikku minna. Me ei saa, et isegi kui see inimene tuleb nagu tagasi, kas ta hoiab meid tagasi kinni seal vanas mineviku rütmis ja hakkab sama jama jälle pihta või siis me ei saa niikuinii tagasi seda, mis juba oli. Me ei saa nagu ajast tagasi minna, et me peame minema edasi. Et me peame minema või võib-olla ka vaatama uute inimeste nagu suunas. Aga mis on karikate kuue hea külg? Põlvkonnad, vanavanemad, vanemad, lapsed, lapse sündi ennustab see kaart, hingesugulasega kohtumist vallalistele, ta on hästi selline hingeline ja armas ja nunnu ja südamlik ja siiras, perekonnakaart ja suhete kaart, et nagu perega koos midagi toredat plaanida, ette võtta. Karikate kuus on ka uued toredad, et näiteks uuest suunast on väga hea neid sõpru endale vastu võtta, sest need on ka tegelikult sinu hinge perekonnaliikmed ja miks sa igatsed kedagi minevikus, siis tegelikult tema on ka sinu hinge perekonnaliige, aga tea, et kui sa ta praegu tagasi minevikust võtaks, sama jama hakkab jälle pihta, et see ei ole muutunud praegu veel. Ja üks sõnum, mis veel on karikate kuuel, lapsepõlve unistused, lapsepõlve mingid, et väiksena sa tahtsid saada selleks kellekski või et mingit ametit proovida või väiksena sulle meeldis näiteks maalida, joonistada, laulda, tantsida, esineda, väiksena sulle meeldis mõni äge spordiala, lapsepõlve hobid ja unistused karikate kuuest tuleb uuesti ette võtta. Mõnikord me oskame ka nendega raha teenida, mõnikord on see lihtsalt oluline meie enda hinge jaoks, sisemise lapse jaoks. Karikate kuues me tervendame ka enda sisemist last. Ja meil on ka siis haldjate kaardipakist usu maagiasse selline kaart ja siin on siis kirjas niimoodi. Ava oma silmad ja näe maagiat, mis on kõikjal ümbritsevas looduses. Põhjavalguse haldjas ütleb, et kuna sa oled osa loodusest, oled ka sina maagiline. No siin on nagu kaks nagu sõna, mis minuga hästi haakuvad. Esimene nendest on kindlasti see maagia. Ja maagia, vaata maag on taros siis seotud manifesteerimisega. Maag saab kõik, mis ta tahab. Väga tugevalt ja spetsiifiliselt tuleb maikuus siis enda unistused kõik kirja panna, võttagi valge paber ja mõelda välja, mis on sinu unistuste kodu ja unistuste suhe ja unistuste töö ja millist unistuste elu sa elada nagu sooviksid, sest iga kord, kui need maagiakaardid tulevad välja, siis tea, et unistused täituvad. Ühtegi piiri ei ole, piirid me loome ise. Piirid me loome nii, et mina ikka ei oska, mina ikka ei saa ja siis me rikkume selle nagu enda jaoks ära. Ja nagu usu imedesse, usu seda, et maagiliselt kuidagi kogemata universum leiabki selle viisi, kuidas sinu unistus sulle nagu tuua. Sina ei pea selle pärast muretsema, et kuidas see tuleb. Küll maailm ja ka universum ise ka nagu muretsevad siis selle pärast sinu eest. Ja teine sõna, mis mulle sellelt kaardid siis silma hakkab või väga haakub, on loodus. Et ka sina oled osake loodusest ja ka nagu näe maagiat, mis on kõikjal ümbritsevas looduses ja see hästi armas, et ka selline saad palju matkata või looduses viibida või tasubki ette võtta võib-olla mõni tore väljasõit või reis või et hästi nagu selline loodus ka ärkab meil hästi siin maikuus ja võib-olla tahad aias tegutseda rohkem, et mida rohkem nagu loodust ka võib-olla enda koju või enda ellu toome, seda rohkem aga seda maagiat, unistuste täitumist, rohkem raha, rohkem ka armastust toome. Pole selline huvitav sõnum, et ja looduses liikumine, see hästi tervendab ja maandab ka meie keha, hinge ja vaimu, et me saamegi jälle sellesse mõnusasse nagu rütmi tagasi, kui sa oled tundnud eriti, et see kevad või ka talv on olnud väga kurnavad või et väsitavad sulle, et loodus aitab sind. Vot niimoodi valik number 3, võtame ka siis sinu selle kuumaikuu olulised tähemärgid. Siin laua peal on meil karikate kuninganna, tema on siis kõik naissoost veemärgid, vähks, skorpion ja kalad. Ja meil on lisaks tulnud veel korra skorpion, ma transformeerin ja ambur, ma näen. Ja siis valik number 3, võtame ka siis sinu maikuu siis olulised
okei, ma võtan siis selle ka olulised kuupäevad, et millal miski juhtub või sinu ellu tuleb, mis on olulised ajapunktid ja seni, kuni ma neid siin avan, siis ma räägin sulle sellisest lahedast üritusest, mis on toimumas 14. mail Tallinnas Read raamatupoes. See on selline elamusõhtu, kus olen ka mina kohal. Ma olen seal lava peal siis üles astumas. Koos hingede podcastiga me räägime seal tarokaartidest, me räägime väga sellistel spirituaalsetel hingelistel teemadel, et kui see üritus nagu kõnetab, siis saad rohkem lisa uurida minu sotsmeedia kanalitelt Instagramist ja Facebookist ja Tiiu Tarat, et sealt sa siis leiad, et selline elamust õhtu 14. mail ja number 14 just tuli välja. Ja siis teine teema ka, tiiutarat.ee kodulehel on siis äsja üles laetud, mida toob suvi, selline lugemine juuni, juuli, august, et kui sa tahad piiluda rohkem, mis suvekuud sulle toovad, siis saad seda teha tiiutarat.ee. Aga valik number 3, võtame siis sinu maikuu olulised kuupäevad. Meil on 3. mai, 4. mai, järgmine siis on 12. mai ja ongi meil 14. mai, 15. mai, 16. mai, 17. mai, 18. mai ja edasi tuleb meil 25. mai ja ka 30. mai. Vot niimoodi valik number 3, see siis oli sinu maikuu. Ma loodan, et sul tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline ja vahva maikuu. Ma loodan, et kõik sinu soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh sulle seda videot ka vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!